No, tere jälle, üle pika aja olen teie ees ja see tähendab ei midagi muud kui seda, et alustan uue, värske, põneva ja hariva Kohaletev episoodiga. Aga millest me täna räägime, mida ma täna näitan, kus ma käin, mida huvitavat te teada saate, seda saate teada nüüd. Olen tulnud siia Harjumaale, ühe linna äärde ja tulnud siia ühe vana sõjalennuki, vana transpordi sõjalennuki juurde. Keegi kindlasti teab, mis lennukiga tegu on mu selja taga, mis marki lennuk see on, mille jaoks seda kasutati ja miks see siia toodi. Need, kes ei tea, nüüd saategi mõistatada ja proovida välja mõelda. Eesti Noortetehnikute Maja direktor oli Moskvast välja rääkinud transpordilennuki AN-12. Kui lennuk 1989. aastal Tallinnas maandus, selgus, et pealinnas pole selle jaoks kohta. Keilas tegutsenud mudellennuklubi juhendaja Aado Salumäe ettepanekul veeti lennuk Keilasse. Lennukisse sisustati mudellehituse töökoda ja selles tegutseb tänaseni Keila mudellennuklubi. 1989. aastal paigaldati lennuk Vasalemma sovhoosi maale. Omandireformiga tagastati maa õigusjärgsele omanikule. Omanik soovis lennuki teisaldamist ja 2014. aastal liigutati lennuk paarsada meetrit põhja poole uuele asukohale. Transpordilennukeid Antonov AN-12 toodeti Nõukogude Liidus 1957. kuni 1972. aastani, kokku 1243 tükki. Need on kasutusel tänapäevani. Fotomälestus 1989. aastast. Tiibadeta AN-12 Tallinna lennujaamas enne transportimist Keilasse. Tähelepanu, mänguväljaku kasutamine on sobiv lastele vanuses 3–12 eluaastat. Suuremate kiik asub tiiva all. Lapsevanemad vastutavad mänguväljakul viibivate laste eest. Kui teil juhuslikult tulete siia ja teil on auto pagasnikus juhuslikult pump, siis olge nii head, äkki te siis pumpate selle lennukil ka rehvid täis. Tähelepanu, mänguväljaku kasutamine on sobiv lastele vanuses 3–12 eluaastat. Suuremate kiik asub tiiva all. Lapsevanemad vastutavad mänguväljakul viibivate laste eest. Nüüd olen otsapidi jõudnud ühe küla lähedale, mis kannab nime Kulna. See siin minu selja taga on Keila kiriku mõis. Kohe ma seletan ja räägin selle mõisa kohta lähemalt, millise mõisaga on tegu ja teie kindlasti teate, kes Keila ümbruses elavad, Keila lähistel külades, olete kindlasti siin mõisa juures käinud. See ei ole, siis ma natukene valgustan teid. Lähme vaatame üheskoos selle mõisa kohta natuke lähemalt. Keila kirikumõis oli kirikumõis Harjumaal Keila kihelkonnas, tänapäevase haldusjaotuse järgi Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Kumnas. 1862. aastal püstitati kirikumõisa juurde Martin Lutheri pronksist mälestussammas, mille rahastaja oli Kumna mõisnik parun Georg von Meidendorf. 6 meetri kõrguse mälestus märgis skulptor oli Peter Klott von Jürgensburg. Kuju hävitati Nõukogude võimu poolt 1949. aastal. Miks mitte külastada Eestimaal erinevaid pisikesi külasid, paljud ei tea, uurida selle ajalugu, uurida mõisade kohta, selle kultuuri kohta, selle sünni kohta, kujunemise kohta ja nii edasi. Olengi jõudnud otsapidi sellisesse külakesse, kannab nime Kumna. See asub Keila linnast 3 kilomeetrit kirdes. Mõnus, vaikne, rahulik koht, liiklust väga ei ole, pisikesed majakesed, eemal natukene väiksed tööstushooned.
ega siis muud, lähme ja vaatame, mis huvitavat siin linnas silma hakkab. Palun väga, siinsamas mu selja taga on olemas siuke firma, mis kannab nime Gnobus, tegeleb plekitööde ja katustega. Kui teil katus laseb läbi ja oleks plekki vaja korralikku või parandada plekki, siis saate võtta ühendust. Nüüd lähme kohe, viime teid võtta vaadata Kumna mõisa juurde. Kohe siinsamas lähme vaatame, mida me seal mõisa juures huvitavat näeme. Ümbrus siin Kumna mõisa ees, väga puhas ja korras, ilusti hooldatud, muru kõik ilusasti niidetud. Kumna mõis, varem Gnobuse mõis, oli Rüütli mõis Harjumaal Keila kihelkonnas, tänapäeva Kumna küla lähedal, Lääne-Harju vallas Harju maakonnas. Mõis rajati 1620. aastatel. Mõisa esimene omanik oli Johann Gnopius. Kumna mõisas on paiknenud ka üks esimesi tenniseklubisid Eestis ning teise maailmasõja ajal oli siin Abwehrhi luurekool. Tänapäeval võtab Kumna mõis vastu turismigruppe, et tutvustada mõisa ajalugu ja tänapäeva. Mõisas saab näha Eesti ajalooliste maakaartide ja graafika kollektsiooni ning nautida Balti-Saksa kunstnike töid. Mõisa ruume renditakse nii töiste kui ka pidulike ürituste puhul. Alates 1838. aastast kuni mõisa ajastu lõpuni oli mõis von Meiendorfide aadliperekonna valduses. Mõisa süda jäi von Meiendorfide kätte kuni 1939. aasta ümberasumiseni. Mõisa südames oli suur park, arvukad kõrvalhooned asusid peamiselt sissesõidutee ääres. Kaasajal on säilinud nii vana kui ka uus peahoone. Uues peahoones käivad viimased aastad taastamistööd. Väliskujus on see saanud juba tagasi algse hiilguse ja sära. Naabruses asuv vana peahoone on aga osaliselt maha jäetud ja laguneb. Ka kõrvalhoonetest on alles vaid riismed. Mõisa südamesse ja selle ümbrusse on 20. sajandil püstitatud hulganisti uusi hooneid, millega Kumna on muutunud arvestatavaks maa-asulaks. Vaadake, ilus, pisikene, siukene, et isegi kodune, ubane, selline väikene mõisakene vaikses rahulikus külakeses. Ja vaadake seda kujundust, kõik talad, betoonpostid, värgid, väga ilus, rahulik, vaikne, siukene puhas õhk. Nii et kui te siia kanti satute, siis tulge astuge ikka läbi, ikka paar klõpsu, kas perega, sõbraga, naisega või kas või üksinda. Nüüd räägiks natukene tubaka hindadest, suitsude hindadest, mis hinnad eri riikides on, kui odavad, kui kallid suitsud on. Ma mainin siinkohal ära, et antud artikkel, mida ma teile ette loen, on aastast 2017. Kahjuks ma kõige värskemat infot kuskilt netist ei leidnud. Ja võrdlus on siiski. Võrrelda saab ikkagi. Austraalias tuleb suitsumeestel paki Marlboro eest välja käia keskmiselt $20. See on siis umbkaudselt 18 eurot. Ja Uus-Meremaal $15, umbes 13 eurot. Euroopa riikidest on kallimad suitsud Norras ja lähinaabritest veel aga Soomes ja Rootsis. Ühed kõige odavamad suitsud on aga Venemaa, kust saab paki kätte vähem kui 2 euroga. Tuletan veel kord meelde, artikkel on aastast 2017. Eesti hinnad jäävad kuskile sinna vahepeale. Pakk Marlborot maksab meie kauplustest keskeltläbi 4 eurot. Tänapäeval on juba 6 euro kandis. Maailma hindade kontekstis on see keskmisest soodsam hind. Kohe on teie ees ka tabel, kui palju tol ajal mingid suitsud maksid ja nüüd kohe saategi võrrelda ja arvutada, kui palju kallimaks on suitsud läinud, ütleme, selle 7 aasta jooksul. Kas tahaksite teada, millised olid Hispaania supermarketi hinnad aastal 2016? Piim 1 liiter, 79 senti. Munad 2 eurot ja 48 senti. Veiseliha 1 kilogramm, 6,50. Kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 79 senti. Õunad 1 kilogramm, 1,79. Tomat 1 kilogramm, euro ja 59 senti.
juust 1 kilogramm 8 eurot ja 50 senti, leivapäts 99 eurosenti, kohv 1 kilogramm euro ja 70 senti, õlu pooleliitrine 60 eurosenti, on odav küll ju, jäätis 1 liiter 4 eurot ja 50 senti, mahl 1 liiter, kõigest 1 euro. Aastal 2016 sigaretid 1 pakk täpselt 5 eurot, kassitoit 1 purk 55 eurosenti. Millised olid siis hinnad aastal 2016? Nüüd arvutage ja vaadake, mis hinnad, kui palju on nende aastate jooksul hinnad kallimaks läinud, kui palju maksavad need samad antud asjad Hispaanias tänapäeval. Kuule, kas see vastab tõele, et sa panid oma tütre mehele kassapidajale? Sa ei ole ju teda mitte kunagi usaldanudki. Ei, ma ei usalda praegugi, aga nüüd ma vähemalt tean, et kogu varastatud raha viib ta kõik mu tütrele. Kurat, kogu aeg tõstavad neid toidu hindasid, piima hinda, hakkliha hinnad, kogu aeg kõik asjad muudkui tõusevad. Jube ju. Selles ei ole ju mitte midagi uut. Varsti on niikuinii kusemismaks ja panevad selle situmismaksu panevad juurde ja situmismaksu juurde ja no, õnneks ma käin niikuinii kord nädalas ainult sital. Eks siis ole näha, mille hindu nad siis veel otsustavad tõsta. Ja no see on kindel, kurat, see on toidu hinnad, need tõusevad kogu aeg niikuinii. Kurat, peaasi, et nad kütuse hinda ei tõsta, vaat siis mul on küll natukene jamasti. No mis sul sellest? Sul niikuinii autot ei ole ju. Ei ole jah, aga mul on Välgu Mihkel. Olemegi jälle ühe episoodiga saanud selleks korraks siis ühele poole. Loodan, et teile meeldis, te saite järjekordselt uusi asju teada, mida kõrva taha panna, kohti või mis paiku Eestimaal tasuks ikka külastada. Nii et kui teilgi mingi huvitav asi silma jääb, tekib mingi idee, siis loomulikult saatke mulle informatsioon või videoklipp meili peale. Hoidke silmad, kõrvad lahti, kui midagi huvitavat või lahedat märkate, siis saatke see mulle. Loomulikult ärge unustage ka tellida õnnitlus, tervitusvideoid, sest sünnipäevasid ju tuleb palju. Seniks hoidke siis ümbruskonnal silma peal, kui midagi on. Ja siis ei ole midagi muud, kui näeme järgmises episoodis.